Tervist! Tänast videot teen jälle oma töökojas, sellepärast et minu tagasihoidlik YouTube'indus, kõik see suitsutamine ja muu säärane tegevus on jõudnud sellesse etappi, kus mulle tuuakse asju testida. Ja võttis minuga ühendust üks mees, kes toodab või tahab hakata tootma suitsugeneraatoreid ja tõi mulle selle siia. Me panime ta korra koos kokku ühe ja nüüd tõi mulle teise, et tee video, vaata kuidas töötab. Kui ta tookord mulle näitamas käis, üldse, et kas ma vaatan seda või tegelen sellega või tegele, et vaatasin, okei, ilus asi, et proovime. Aga lubasin, et ma olen aus. Kui on jama, siis niimoodi ütlengi, et on jama. Ja näitas, kuidas see kokku käib, aga tööle me ei pannud seda. Nii et võtame kastist välja, paneme kokku ja paneme tööle ka. See on nüüd nendest suitsugeneraatoritest, mis mina olen teinud veidi teistmoodi. Aga kohe näeme. Paneme ta kokku. Nii, nagu näha siis on, et ta on kahe toruga. Üks on siis põlemiskamber ja teine on jahuti. Ja mis siin ikka? Paneme kokku. Nii, jahuti. Siia läheb samamoodi kondensaadi koguja. On tal tehtud selline purgi põhimõttel, kuidagi selline suht peenike ava, aga kondensaat on vedel ja küll ta siia sisse jõuab. Nii. Ja see on sees tühi. Ma olen teinud korra kahekambrilise ka. Ma panin sinna väikse sinka-vonka asja sisse, et suits käib niimoodi, põrkab vastu takistusi ja kondensaat jääb sinna külge ja seda puhtam suits tuleb välja. Nii, paneme ta. Jah, siin on ava, siit läheb teine aparaat siit sisse. Nii, tuletoru. Mulle meeldib siin see asi, et need pilud, mis ma siin omal relakaga saagisin, need on päris laiad. Ma ei hakka mõõtma, aga silma järgi hindan nii 3-4 milli. See tähendab, et nad ei lähe seda sodi täis, sodi ja nõgi, mis siin põlemisel tekib. Nii, kust poolt see nüüd käib? Arvatavasti siit. Augud on kõik tihkelt tehtud, peabki olema, muidu haarab lisaõhku ja efekt ei ole päris see. Jälle siia alla. Ja nüüd peab see minema siit sisse. Natuke läks ju ta siis rohkem ei pea minema.
ma arvan, et on tornid paigas. Keerame kinni, fikseerime ära. Nii, kaksiktornid on paigas. Nüüd on meil vaja õhutoru, kust kompressor puhub õhku. Kui mina tegin selle, nojah, ta peab piludest kaugemale minema. Vaat nüüd ei näe piludeid alla, aga okei. Läks siia sisse. Keerame ka kinni. Kompressor, hieroglüüfid, Hiina oma, nagu enamus asju meil siin. Mille poolest mina skeptiline olen? See toru, õhutoru, siin mingi väljast 4 milli, seest 2. Mina tegin oma generaatoril 8 milli minu arvates. Aga nii, ja mis eristab seda suitsugeneraatorit minu varasematest generaatoritest, mis ma olen teinud, eristab see, teine toru läheb veel. On selline 2 väljundiga kompressor ja teine toru läheb siia, puhub siis jahutist edasi. Keeran seda pidi, et on parem näha. Niimoodi. Praegu ka need peale, pärast panen küll laastud sisse. Ja ongi valmis. Stepslisse ja puhuma. See on nüüd siin pilla-palla. Jah, ta ei ole keskel. On servas. Aga põhimõtteliselt, kui ta siit puhub, siis ta võtab õhuvoolu kaasa. See toru on siia fikseeritud, ma katsun. Seal all on vot sellised pilud. 3 suurt pilu, nii et suits tuleb sealt sisse ja väga põnev. Väga põnev. Vaatame. Viin õue ja paneme hääled sisse. Vaatame, kas tuleb suitsu nii, nagu lubati. Hakkame siis käivitama super-puper turbogeneraatorit. See on jahuti. Puru läheb siia. See tootja tahtis, et ma paneks silmini täis ja vaataks, kaua see kestab, et pidi 12 tundi kestma, aga esiteks ma ei viitsi 12 tundi seda jälgida. Teiseks, ei suitsuta 12 tundi ju. Suitsutad 2, 3, 4 kuni 5 tundi. Et ma nüüd 12 tunnist eksperimenti tegema ei hakka. Ja ma ei tea, kas ma panen ikka veel.
Põhiline on teada saada, kuidas ta töötab ja kas suitsu tuleb. Natuke kohendan. Väga põnev, väga põnev. Nii, kaaned peal. Paneme kompressori tööle. Undab. Panen mikrofoni juurde. Pöördud põhja ja põlema. Ma nägin, et tal on vist 2 süütamisauku. Ja minu arvates on ühest küll, aga vaatame. No midagi tuleb. Ja näete, suitsu tuleb. Nii, pööran ta kuidagi tuule suunale vastavaks. Üldiselt oli selle tootja mõte, et ta mõtles selle viguri Kamado grilli jaoks. Et Kamado grillis on süsi, kuumus ja et seal saada suitsu, pannakse sütele märgi puuklotse, nagu koolitusvideost viimasest nägite. Klotsid olid leos. Aga võib ka panna, ühendada, osadel on selline ava ja ühendada suitsutoru sinna. Siin üleval, nagu näete, on veel 2 auku, mis on minu arust täiesti mõttetud, sest siit tuleb suits välja, mis peaks minema sinna. Need tuleks kinni panna. Aga see kõik on võimalik. Aga ma panen teiselt poolt ka põlema. Äkki tuleb veel võimsamalt suitsu. Nagu läks suits paksemaks. Aga minu hinnangul sellise diameetriga torul piisab ühest avast. 2 ta lihtsalt põleb ruttu ära. Piisab ühest. Ma tegin omale, mis minu suitsugeneraator on, ma tegin sinna 3 ava. Pärast keerasin 2 poldid ette. Mul olid sinna mutrid keeratud ja keerasin poldid ette, mutrid keevitatud, et oleks mugav polti keerata. Kuulge, aga suitsu tuleb praegu ja näete, ilus pakk suits on. Sellise suure minu suitsuahju jaoks on ta võib-olla natuke vähe, aga sellise, nagu mul on siin maailma odavam suitsuahi, sellisele on rohkem kui küll. Ja tegelikult, kui on ka selline suurem ahi korralikult tihe, siibritega saab reguleerida, läheb suitsu täis ja nagu ma varem olen öelnud, et me kasutame ära suitsust 10%. Ülejäänud läheb kõik korstnasse, atmosfääri.
ma siit kaane lahti teen põlemiskambril, siis siit suitsu ei tule. Tavaliselt ikka kipub, et kõik ei lähe suitsutorusse, tuleb siit ka läbi hakke üles, aga siit ei tule, ainult laast on. Tähendab siis ikkagi see 2 toruga viib ta kõik selle suitsu, mis siin tekib, siit torust minema. Vot selline tossumasin. Ma ei hakka reklaami alla panema. Tootja näeb seda videot ja hakkab ise reklaamima. Aga minu arvates täitsa generaator, täitsa suitsu tuleb. Et ega 12 tundi ei saa oodata ilma koputamata, sest laast võib jääda õhku rippuma ja vahetevahel koputada, et ta alla vajuks. No nüüd on ta mingi 10 minutit tossanud ja suits on selliseks mõnusaks paksuks läinud, tihkeks. Väga hea suits on suitsutamiseks. Täitsa sobilik. Jah, kui ma panen sõrmedega siin taga need 2 ava kinni, siis näete, mina küll näen, kuidas tuleb palju rohkem suitsu. Nüüd lasen lahti. Noh, natukene nagu läks vähemaks, aga võib-olla ei läinud ka. Igal juhul tõesti, suitsu tuleb päris võimsalt peenikestest torudest. Ma olen natukene üllatunud. Või on tubli kompressor, või on kogu see süsteem hea. Aga ma olen natukene üllatunud. Ma arvan, et ma ka olen neid generaatoreid teinud üksjagu ja ma sellest asjast üht-teist tean. Süsteem on hea. Kui soovite veel rohkem suitsu, tellite selle tootja käest omale generaatori, siis tellige jämedama toruga. Jämedam toru, rohkem õhku, rohkem suitsu. Aga praegu on 4 millimeetrised, väljast 4, seest on võib-olla 2. Ja täitsa suitsu tuleb. Ja akvaariumipumbal on veel üks hea omadus. Nimelt sellisel akvaariumipumbal, mis töötab aku pealt. Võtate oma pappkasti, lähete Krüünesse, panete aku pealt akvaariumipumba tööle ja suitsutate, kas või mererannas. Täitsa ilus, tore, kena riistapuu. Ja, ma võtan sõnad tagasi, et see ei toida minu ahju ära. Selline suits toidab küll. Väga vahva riist. Ma jätan selle nüüd siia suitsema. Las tossab. Et ma ei viitsi siin juures rohkem passida. Põleb puru ära. Teile soovitan head suitsutamist ja kui suitsugeneraatorit vaja, siis küsige või minu käest.